Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Käes on 11. aprill, kell on 8 minutit, 11 läbi, milline kokkusattumus ja algab digitund. Mina olen saatejuht Hans Lõugas Geenius.ee-st ja minuga koos juhib saadet täna Glenn Pilvre Tehnika TV-st. Ja me räägime muidugi saate alguses uudistest. Esimene uudis on see, et Eestis on kohal iPhone SE ja oleme seda järgi proovinud. Siis vaatasime, kuidas nägi välja tõsine nali Garage 48 sel nädalavahetusel. SpaceXi rakett tegi ühe maamärgilise maandumise, aga mitte maa peale. Parrot on teinud oma super-hüper kõrvaklapid tsikk nüüd veel tsikimaks. Ja saate teises pooles räägime pikemalt kevadisest teemast elektrijalgratastest. Digitund. No ma alustan tegelikult hoopis mineviku vaatamisega, mis uudiste saade see on. Inimesed küsivad, kus räägitakse vanadest asjadest, aga teate, see on oluline asi. Täpselt täna 40 aastat tagasi tõi kuulus, rikas ja tähtis unafirma Apple välja oma kõige esimese tehnikaseadme, milleks oli Apple 1. Ja see on, ütleme siis, võiks öelda praeguseks juba jõudnud sellises staatusesse see arvuti, mis on kollektsionääride seas väga-väga hinnatud masin. Aga toona, kui ta välja tuli, ta oli ka oma aja kohta ikkagi väga eesrindlik masin, sest ta sel ajal, kui pidi ostma 40 aastat tagasi, siis arvuteid hobi korras koju erinevates komponentidest, siis nemad pakkusid kaks Steve Wozniak ja Jobs sellise komplekti, mis oli suhteliselt kasutusvalmis masin ja pakkus 4 kilobaiti mälu tehete arvutamiseks. Maksis see juures väga märgilise summa $666, 66 senti. Muidugi peab ütlema siin ka, et kui kõik teavad, et Apple'i asutasid 2 Steve'i, siis seal oli 3. mees veel, kes tänaseks on hoopis nagu taat võib nii öelda ja kes väidetavalt on just see mees, kes ikkagi Steve'id juhtis õigele teele. Jah. Et nad üksi rahmisid seal niisama ja olid mõlemad sellised noored ja änksi täis, aga oli selline vana nagu Ronald Wayne, kes väidetavalt siis üks 3-tunnise kohvipausiga rääkis ikkagi pähe see õige tee, õige visiooni, ütles, et mida peaks tegema. Et kus sellest minu jaoks muide tuli see üllatusena, ma ei olnud nii palju kaevanud sinna. On ajaloos, on selliseid kive, mille all on saladusi veel. Jaa. Muide Apple'i 1 juurest edasi minnes, Apple 1 muide oli arvuti, mille sa ostsid ja siis sa pidid sen juurde veel ostma tegelikult ka korpuse, elektrivoolu, transformaatori, voolulüliti ja isegi eraldi klaviatuuri ja ekraani. Aga mõnes mõttes oleme väga palju edasi tulnud, kui ma räägime nüüd selle nädala põnevamast sünnusest, mis on ka Apple'ilt tulnud iPhone SE. No kas ta nii väga põnev nüüd on, ma ei ütleks. Aga see on ka arvuti, klaviatuuri siin ei ole, aga ekraan on juba küljes ja kõik on väga väike ja see maksab muide vähem, $499. No selle puhul ma ütleks, esimene asi, mis minule pähe tõesti tuli, oli see, et kui Apple seni ikkagi on oma selliseid suuri samme teinud stiilis, meie teame, mida inimesed hakkavad tahtma ja meie näitame teile seda, mida te nüüd tahate kindlasti omale saada, siis selle telefoniga mulle see, kuidas nüüd see sõna on, Apple'i retoorika, nagu jättis natuke sellise kummalise mulje, et esimest korda öeldi, et aga me tuleme vastu rahva soovidele. Mis mõttes teie mehed ei pea tulema vastu rahva soovidele, et te peate tegema asju, mida rahvas sooviks. Et see nagu natuke ohumärk, et Samsung tuleb vastu rahva soovidele kogu aeg. Ja ma saan sest aru, seal võib olla see, et Apple tuleb vastu aktsionäride soovidele, sest et majanduslikult on see ülimõttekas telefon. Nendel on tohutud miljardite eest valmis ehitatud tootmisliine iPhone 5 ja 5S tootmiseks ja nüüd tootmisliine pole vaja muuta, lahti võtta, aga ära hävitada. Samade liinidega saab panna kokku uue telefoni ja telefoni sisu saab võtta sealt kõrvalt laost või angaarist iPhone 6S tootmisliinilt. Nii see on, võib-olla viga oligi natukene selles, et jäi just nagu see sõnade asetus nagu meelde, et oleks võinud seda natuke teistmoodi presenteerida, et see on midagi täiesti uut, mis just kui tuli üllatusena kuskilt taga sahtlist välja, aga et mitte ju nagu kuidagi jäi just meelde see rahva soovidele vastu tulek, et see on väga, väga libe tee. Aga tead, tegelikult ma usun, et on palju inimesi, kes sulle vastu võidleks. Ma ei tea, on need valdav enamus või vähemus, aga neid inimesi on, kes ütlevad, et ma tahan saada telefoni, mis ei ole väga suur. 4-tolline on see iPhone SE, on ju. Ja ma pidin leppima iPhone 5S-iga, kui need iPhone'i kasutajad. Ja uued telefonid on suuremad olnud viimastel aastatel. Tahan väiksemat telefoni, aga mis oleks piisavalt võimas, kiire ja hea kaameraga ja
Apple iPhone On SE, seda, eks ma olen ole. nüüd nädal aega seda kasutanud ja ma ütlen, see täitsa seda lubadust ei, loomulikult, Ta on hea telefon. mina üldse ei vaidlegi tegelikult selle vastu, mulle ka väga meeldivad väiksed telefonid ja tegelikult pigem olen ma kõikide nende aastate vältel, kus Apple on hakanud oma telefoni suuremaks venitama, ikkagi meenutanud heldimusega härra Jobsi omaaegset sellist sõnumit, et telefon peab olema nii suur, et seda saaks ühe käega kasutada, kõik sellised asjad, mida Apple justkui peale teda on hakanud ka niimoodi imelikul kombel nagu eksperimenteerima ja nüüd on jälle tagasi seal, ehk ikkagi ma tahaks nagu seda öelda, et natuke jääb ikkagi mulje, et Apple ikkagi jookseb sellisest inertsist edasi, siiamaani tegelikult. Võib-olla see töötab ka, aga see töötab. See seni veel töötab, jah. Aga mis on meil selle telefoni juures väga oluline aspekt nendele inimestele, kes on oodanud seda uut väikest telefoni ja kes üldse mõtlevad, on sellel mõtet. Küsimus on akus. iPhone 5S aku oli ikkagi suhteliselt nadi, korpus oli väike, ekraan on väike, selle ekraani taha mahub väga väike aku ja nüüd minu kogemus selle telefoniga on see, et aku on märkimisväärselt parem. Ma ei oska öelda täpselt protsenti, on ta 25% parem, 20 või 30% parem, aga on selgelt. Et ma olen teinud selliseid nagu tüüpilisi päevi, kus ma olen äsja iPhone 5S kasutanud tüüpilise päevakasutusega, mis sõlmab kõiksuga äppide kasutamist, GPS-iga navigeerimist, mis kulutab akut ja siis mul on olnud õhtul 4-5 on iPhone 5S aku 20% peal ja ütleb telefon, et pane laadima. See telefon, SE, väga samasuguse käitumismustriga on samal kellaajal õhtul 40-50% akust alles, mis on ikkagi väga põhimõtteliselt väga ta ongi see sama telefon, mis on toodud siis natukene kaasaega. No just siin hiljuti ka Tehnikamaailma tegime sellist lugu, kuhu võtsime luubi alla sellised vanad nupulised telefonid ja ma sain oma üllatuseks teada, et ka need on neist tänapäeval olemas ja täpselt samal kujul on näiteks selline telefon Nokia 220, mis on nuppude ja ekraaniga ja mida täna toodetakse. See läheb ju ka iPhone SE. Ei, ta läheb natukene kaugemale, aga põhimõtteliselt ma tahan nagu öeldagi seda, et tegelikult need vanad asjad õnnestub väga hästi nagu portida tänapäeva, panna neile paremad akud, paremad ekraanid ja müüa uuesti maha. Ja mõnes mõttes on väga moodne telefon. Kui sa tahad praegu Apple'i kõige moodsama sisuga telefoni, siis sa saad selle 500 euro eest. Sa ei pea ostma 700 euro eest seda 6S, see on väiksem. Põhimõtteliselt ma olen Apple'iga väga nõus, et see on kihvt telefon ja väike telefon on väga äge telefon, aga kas seda presenteerida niipidi, et me tegime just seda sellepärast, et rahvas tahab, pigem oleks pidanud kuidagi seal mingi natuke... Meie tahtsime. Jah, meie tahtsime nii, et teie tahate seda. Võib-olla küll, teeme väikse pausi ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nädalavahetusel toimus juba ei tea mitmendat korda selline tore sündmus nagu Garage 48, kus sedapuhku, nagu nad ise ütlesid, tehti tõsist nalja. Ja Hans käis seal koha peal, kas sa naerda said siis? Sain küll, jah, väga palju ikka, sellepärast, et iga kord garaažil on mingi teema, tehakse e-tervist või internetiga ühendatud, ma ei tea, kodumasinaid või mingit turvalisuse asju, seekord oligi huumor, nali oli teemaks. Ja austalles, kui reede õhtul see asi pihta hakkas, kus käib see ideede välja käimine, siis see oli paras juba püstjala komöödia, et rahvas oli naerust kõveras, sest sa ei saa aru kunagi, kas inimene, kes seal ees räägib mingit imega juttu, kas ta teeb nalja, üritab rahvast naerutada või ta tahab siukse asja teoks teha. Aga garaaž toimus, inimesed programmeerisid, kujundasid veebisaite ja tegid mobiiliäppe, nagu see asi alati käib ja tulemus oli ikkagi terve posu, startup on palju öelda, aga siuksed nagu ma ütleksin, et idufirmade idusid, millest ju hea tahtmise juurde saaks midagi veel teha. Said ka mingid siis päris sellised lustakad asjad valmis, ma saan said küll, jah. Grand Prix võitjaks kuulutati siis selline asi, mille nimi on Placebo. Ja see nagu poolenisti on see sotsiaalkriitika meie kõigi suunas, et me oleme valmis uskuma ja kõike asju ostma, millel ei ole mingit sisu taga. Just. Ja see Placebo firma siis, millel on ka veebileht olemas, placebo.works, nagu inglise keeles töötab, on veebipood, kus müüakse pille, mille sa saad ise toime siis juurde panna koos mobiiliäpiga. Tellid selle pilli, soovid kas sinist või punast pilli endale koju, paned oma telefoni ekraani peale, paned telefonist tööle selle Placebo äpi ja valid, mis toimet sa tahaks sellele pillile siis saavutada. Vajutad näiteks selle
siis firma asutaja demonstreeris kõigi ees, kõik nägid, mingit pettust ei tehtud. Chill pill soovis tema saada, et seda muutub väga lõõgastatuks. Pani selle tableti sinna telefonikraani peale, vajutas äpis chill ja siis see laadis, niisugune laadimisikoon tuli, laadis selle pilli täis, ta sõi ära selle pilli rahva ees ja oli väga lõõgastunud. Muutus rahulikuks. Ja usuvad, sellel on väga suur müügieduses olema. Nad asuvad müüma ka siis pudeli vett, millel on platseebo. Pudeli vett juba müüakse täna väga edukalt. Aga sa saad sellele pudeli veel juurde mõelda siis asju. No, see on nagu poolenisti huumor, poolenisti tõsine asi, aga sellel on neid asju veelgi, et kokkuvõttes ja keegi väga ei oodan, et siit tuleb nüüd uus $1 miljoni äri või $100 miljoni äri, nagu on tulnud Garage'ilt muide varem. Aga väga lõbus ja selline elu jaatav lähenemine sellele valdkonnale toimus. See nädalavahetus siis. Väga kihvt, väga kihvt. Natuke tõsisemaid uudised võib olla ka, mis toimub kosmosetehnoloogias. Erakosmosefirma SpaceX, mille juht on sama mees, kes teeb elektriautosid, Elon Musk. SpaceX tegi nüüd siis oma esimese eduka maandumise veel pinnal mitte hõljuvale, ma tahan öelda, hulpivale pargasele ja rakett mitte ei maandunud siis nagu mütsuga, vaid pööras otsa ringi ja oma järelpõlemismootoriga pidurdades maandus sellele pargasele, mis näeb iseenesest see tegevus juba näeb väga veider välja. Ma mäletan, ühes James Bondi filmis kunagi mingid raketid tulid alla kosmosest ja maandusid, mis on täiesti... See on täielik ulme. Me oleme vaatama, kui see rakett stardib, seisab püsti jala, hakkab põlemismootor tööle ja stardib minema. Nüüd nad on välja töötanud tehnoloogia, et see suudab niimoodi tasakaalu hoida, et ta tuleb ülevalt alla, vaikselt aeglustab ja kui nad tegid seda eelmine detsember esimest korda üldse siis nagu kindlale pinnasele seal Cape Canarralis, siis nüüd oli see märkimisväär raskem, kuna esiteks vee pinnal pargas hulbib, pargas on palju väiksem ja korduvalt on see asi siis tuksi läinud, rakett on plahvatanud. Neil on, ma teangi, väga tihti on see neil kogu aeg alla nii-öelda kukkunud. Ja nüüd siis suutsid seda teha ja pargasele, et muidugi küsitakse, miks nad teevad, et miks nii keeruliseks asja ajada, et sa pead tehnoloogia tegema, et pargas hoiab ennast õige koha peal, see nimetatakse millegipärast droonpargas, et selle inimesi peal ei ole veel ka. No igaks juhuks. Ja siis tuleb veel ülevalt rakett. Asi on nagu kütuse kokkuhoius, ma olen aru saanud, et kui see asi, mis orbiidile viib mingisuguse lasti, näiteks me satelliidi, tahab nüüd tagasi tulla, siis ta läheks väga palju kütust, kui ta tahab planeedile maa otsida õige punkti seal Floridas, selle Cape Canaverali, kuhu maanduda. Aga kui ta saaks juba nagu väga väikse kütusega lähimale ookeanile maanduda või veenduda, kuhu tuleb siis see droonpargas alla, siis on asi palju ökonoomsem ja üleüldse selline kanderakett, mis on korduvkasutatav, käib üleval ja all. Selle juures terveks tasub üldjuhul. Et see on ikkagi, öeldakse, et see on uus ajastu meie kosmosesüsteemi hindamises. No ütleme, uus ajastu on tulnud ka kõrvaklappide maailma jälle. Selle on toonud meile Parrot, kes alustas uut ajastut klappidega CIC 1, siis oli CIC 2 ja nüüd on CIC 3. No need Parroti klapid minu jaoks alati natukene nagu ingliskeelselt SIC, haigelt täis erinevaid tehnoloogiaid. Aga see kirjutatakse Z-tähega. Jah, nagu siis võib-olla meenutades sõna või võib-olla tõesti SIC siis nagu või ka nii, mina ütlen pigem SIC. Igal juhul need SIC klapid on nüüd siis brändib neid Parrot kui wireless everything. Ehk et kõik on ilma juhtmeta. Kõik on ilma juhtmeta. No, ja see kõik, mis nüüd juurde tuli, tegelikult muidugi eelmistes klappides oli juba nii palju asju, et seda isegi raske on kõik ette vuristada. Seal oli NFC, seal olid equalizerid, seal oli müravähendus, seal oli nii-öelda street mode, kus ta võimendas tänavahelisid, puutetundlik juhtimine, siis välimus selline hästi viimistletud loomulikult. Nüüd uues siis juurde on tulnud juhtmevaba laadimine, mis on nagu mõnes mõnes loogiline, et miks sa peaksid toppima mingit USB auku, mingisugust juhet, kui sul on selline pisike mummuke laua peal, kus sa siis paned oma klapitööseks tuidule. Ja siis tulevad täis. Ja see on klappide küljes ühtegi välist nagu pesa või porti auku. Pesa tegelikult on, sul on ikkagi USB võimalus on loomulikult olemas, et seda laadid nagu karbis ei ole, eks ole, ja siis sealt USB august nüüd õnnestub ka heli sisse siis klappidesse pressida, et nii USB audio ehk digitaalne heli. Et see tähendaks justkui seda, et kui sellised audiofiili kalduvusega inimesed tahaks kuulata heli, mis läheks mööda arvuti helikaardist tuleb otse. Siis ta tuleb nagu digikujul otse klappi ja klapp siis moondab selle heli analoogiks või teeb sulle kuuldavaks heliks, eks ole. Et need on nagu kaks sisulisemat asja, soundi
pilti on ka natukene veel tuunitud, et ka tänapäeva inimesed vist basse tahavad väga kuulata, et bass on nagu natuke juurde keeratud, aga üldiselt see helipilt on ikkagi väga hea ja mida ma ikkagi eriti rõhutaks nende klappide puhul, ongi see sama street mode, et see on asi, mida siin nagu rääkides tundub see siuke, mida te mehed siin sogate, et mis asi see üldse on, seda tasub minna ja kuulata, et see ongi omadus, mis siis summutab ära kõik sellise uminad ja kõminad või sellise kosmosemüra, ütleme siis niimoodi. No kui ma istun toas, ma kuulen ka väiksed mühinad, tuleb, need ta võtab kõige ära, aga samal ajal võimendab kõiki olulisi helisid. Nii et sa kuuled üliteravalt, mida inimesed räägivad toas või tänaval, näiteks on meil siin, eks ole, sellised plakatid, võta klapid ära, kui rong tuleb, sa ei pea pärotid ära võtma, sa kuuled veel pareminigi, et rong tuleb. Ehk ta võimendab kõiki sinu ümbritseid helisid, samal ajal sa kuuled muusikat või juttu sealt klapist ja seda mühinat ei ole. Et see on ausalt väga äge omadus, isegi kontoris istudes on päris kummaline, kui sa paned need klapid pähe, siis just kui sa oleks super kuulmisega, aga hästi rahulik, kõik on ülivaikne. See kõlab nii, et tegelikult võiksime kogu päev ringi käia sellist asja. Ja sellist asjadega jah, mis võimeldaks sul sellist vajalikke asju, aga sellise väsitava stressi mühina võtaks ära. Mis selline kaup maksab? Kaup maksab sama palju, nagu ta ennem maksis, nii et Pärot langetas nüüd vanade või siis kahtede hinda 299 peale ja uued endiselt 349. Aga selle sees juhtmeva laadimine või see nüüd lisa? See Julla on lisa. Ei mäletagi peast, kas oli seal mingisugune 340 eurone lisa ja Pärot on siis tuunikab välimust, et see sama juhtmeva laadi ja siis nagu harmoneerub selle klappide välimusega, nad kõik on, see välimus on kummaline, kui te olete Vuittoni käekotte näinud, siis nad oleks nagu umbes selle käekoti nahaga üle pargitud need klapid. Natuke on läinud ja selliseks reljeefseks ja teinud tükst blingi on nagu juurde tehtud ja värve ja aga endiselt nad on tõesti ikkagi üli kõrvaklapid, midagi pole öelda. Kelle maitsele see sobib, siis miks mitte. Enne kui me lähme uudist kuulama, siis joon ära mainida ka veel selle, et HP tahab ka blingi. Ja on toonud välja oma sülearvuti Spectre, mis näeb välja väga kroomitud ja läikiv ja väga ilus. Aga mis ta põhiline eripära on see, et ta kuulutavad ametlikult maailma kõige õhem sülearvuti, mille paksus on 10,4 millimeetrit ja muide, kui te kuulutate ette 3A-ga patareid, AAA. Mobiiltelefon oli vanasti, väga ammu vanasti oligi selline. AAA on 10,5 millimeetrit, see on siis 10,4, nii et õhem kui see patarei. Nii et loodame, et varsti jõuab meile testimiseks ja siis räägime sellest lähemalt. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja väljas paistab päike, linnud laulavad, ilm on ilus, inimesed tahavad minna välja, aga miks sõita tavalise rattaga, kui saaks sõita masinaga, mis elektrimootoriga me edasi lükkab. Me räägime elektriratastest ja Eesti on põnev koht, miks neist rääkida, sest Eestis tehakse huvitavaid elektrirattaid. Meil on stuudios Hannes Laar Amplerist, kes räägib Ampleri uutest ratastest ja meil on stuudios Harald Saar, kes on Stigo turundusjuht. 2 väga põnevat omalaadset ratast. No võtame esiteks Ampleri ette, kuna Amplerist on siin juttu on natukene, enne seda oli juttu firmast nimega Ööbik ja nüüd homme on teil suur uudis. Jah, homme siis avame oma kampaania portaalis indigogo.com ja seal tulevad müüki meie uued mudelid. Esiteks, enne kui mudelitest räägin, ütleb see, et miks nüüd teie rattaid saab osta kuskilt portaalist? No, see portaali iseloom kui selline on ühisrahastusportaal, mille abil siis inimestel on võimalik meie tootmise käimasaamisele õlga alla panna, saades endale rattaid väga soodsatel tingimustel ning olles esimesed, kes need kätte saavad. Ma küsin kohe kiusliku küsimuse, et mis Ööbikust sai? Ööbikul toimus lihtsalt nimevahetus. Et inimesed on samad... Midagi halba ei juhtunud? Ei, see tegelikult... Ütleme ausalt, et me isegi ei saanud nagu negatiivset vastukaja nime suhtes, aga me lihtsalt tahtsime võib-olla ennetada seda, et see nimi meid kunagi piirama hakkaks. Ja tegime nimevahetuse, visuaalmuutuse ja ütleme ka, et uute rataste iseloom kindlasti käib oluliselt paremini ka selle uue brändi kokku. Ja need ööbikud ei ole nüüd kuskile ära kadunud ja need olid ju päris rattad. Need on päris rattad ja neid on ka linna peal olemas. Ja need uue nimega rattad, Ampleri rattaid, ma vaatan kodulehel on nagu 3 mudelit ja 6 mudelit on ju, 3 erinevat nime, aga kõigist on meeste ja naiste versioon. Just. Need näevad välja suhteliselt klassikalised, oskad sul lühidalt iseloomustada, mis nende mudelite nagu eripära on või?
no laias laastus võibki jagada niimoodi, et seal on mudel Bilberry ja mudel Pennon, mis on siis sellised väga klassikalise lõikega linnarattad. Bilberry on selline linnaratta meie siis kõige odavam versioon, alates 1790 eurost ja Penn on siis natukene selline luksuslikum versioon. Et seal on komponentide vahe enamasti, et elektroonika pool on sama ja mudel Hawk on veidi agressiivsem, veidi kiirem, selline natuke võib-olla nooruslikum mudel. Aga kui ma need rattaid vaatan pildi pealt, siis on välja 2 ratast, raam, sadul, lenkstang, pedaalid, et akut ei ole kuskil. On see tavaline ratas? On see pettus? Ei, see ei ole pettus, aku on olemas, aku on raami sees. Et selle nimel me oleme viimased aasta aega väga-väga kõvasti tööd teinud, et kõik elektroonika selliseks muuta ja seda sellisel kujul ka toota, et seda oleks võimalik sinna sisse paigutada. Ja selle ratta juures on kõik olemas, see pilt on täpselt selline, nagu see ratas tegelikult ka on. Kas selle rattaga nüüd sõitmine näeb välja selline, et ma lihtsalt väntan ja ratas paneb mulle juurde või ma ikkagi pean vajutama midagi, kuidas see pole? Sa vajutad ainult sisse ja kui sa väntad, ratas mõõdab, kui kõvasti sa väntad ja see on väända momendi anduriga just nii. Et sellist nii-öelda gaasi või kiirendi hooba ei ole? Ja sa saad muuta settinguid siis läbi telefoni äpi, kui sa tahad oma kiirust piirata, kui sa tahad sõita veidi rahvarohkemates kohtades, siis sa võid kiirust väiksemaks ja saad võimsust piirata ja täpselt vastavalt enda vajadusele, aga niimoodi aktiivselt lenkstangi pealt sul ei ole vaja midagi muuta ega midagi keerata. No Harold, kui ma vaatan neid Ampleri rattad, näevad välja nagu jalgrattad. Kui ma vaatan Stigo ratast, see näeb välja midagi muud. Ma kirjeldan raadiokuulajatele, siin on stuudios ka üks asi on, ta näeb selline püstine raam, rattad on seal sees ja näitab kas mingit raami ratastega. No golfikäruga võrreldakse, see oli nagu täitsa õige võrdlus. Isegi mitte golfikäru, vaid see golfikeppide kandmise pauk. Ja see, kus on see kott. Ja öeldakse ka, et sarnane nagu järelveetavale kohvrile, et sa võtad ta nagu sangast kinni ja siis väikeste rataste peal tuleb sul järel kogu aeg. Mis sellest Stigo nagu siis kontseptsioon on? No see idee ongi see, et me võime ta siia stuudiosse võtta, et ta ei sega, ta on niivõrd väike kokku pandav, et kui linnainimene sõidab näiteks kontorisse, siis sa ei pea jätma ratast kas kuhugi välja või lukku või kui sa lähed ka kohvikus, siis sa klapid ta 2 sekundiga kokku ja ta on kogu aeg sinuga, ükskõik kas sa tõstad teda või vead järel. Et need väiksed rattad siin all, mille peal ta seisab, need ongi puhtalt nagu järelvedamiseks, need sõidu ajal maad kuidagi ei puuduta. Et meie see idee on, meil on nagu eriti laisamehe ratas, et ongi puhtalt elektri vändata, siin ei saa. Siin on jalatoed, kui ma istun sadulaga sinna peale, panen jalad toe peale, vänta ei ole. Jah, vänta ei ole ja siis ongi nupust lülitad sisse ja keeratava gaasiga, nii nagu on näiteks rollerid ja mootorrattad. Idee on sama, aga elektri. Ma ennem nägin, eks ole, me siin tegime väikse toatiiru ka, et ta lahtivõtt oli tõesti kiire, eks ole, ta käib sekundiga kõsti lahti ja samamoodi kokku. Jah, et me isegi plaaniks võib-olla teha kunagi mingi võistlus, et kes seda kõige kiiremini lahti teeb, et ilmselt 1,5 sekundit ja ta on nagu valmis sõiduks. Aga mis tal tehnilised näitajad selles plaanis siis on, et on ta siuke mänguasi või ikka päris asi? Ta ikka tegelikult on päris, sest et 200-vattine ja 250 elektrimootor ei ole nagu mänguasjad, et need on, veavad ikka suur. Mina sõitsin siia Müürivahe tänavast, siia Veereni tänavale, et 10 minutiga olin kohal, naeratus näol, tuul juustas ja täitsa sõidu vahend. Need on vist Ampleri rattal samasugused, need on EU seadused vist ütlevad, et 250 vatti või? 250 vatti on EU seadus ja piirkiirus 25 km tunnis. Meil on samamoodi piiratud 25-ga, et ta on tänava legaalne ja tüübi kinnitatud. Aga seal regulatsiooni ei ole, et sa pead väntama, selles Stigo ratas on, istud nagu peal ja... Ta on nagu roller, eks ole. Jah, need on erinevad klassid, selles mõttes, et need, millega peab väntama, nendel on minu meelest rohkem regulatsioone kui meie selle Stigol, kus sa lihtsalt toetad, ta on ikkagi elektriroller. Et väntamisega pole mitte nagu midagi, et jõuad ikkagi kuivasärgiga tööle ja... Aga oma olemuselt siis ta ikkagi selles seaduse regastikus täna on nagu elektrijalgratas pigem või kas ta on nagu selle Ampleriga samas augus, ütleme see seadus? No jah, ta on nagu samas augus jah, aga kuna meie põhiturud on Saksa, Taani, Holland, siis igal pool me nagu nende seadustega lööme ka nagu natuke sarvi kokku, et igal pool me peame õppima ja saama aru, et kus tohib sellega sõita ja kui kiiresti ja kui palju ja kes tohib. Et meil on nagu hästi palju õppimist iga turu peal, et olla nagu... Inimesele, kes seda elektriratast maailmales avastab, tema jaoks on ka küsimus see, et kui see on masin, mis sõidab ise mingi kiirusega ja ma väntan või ei vänta, et kas mul vaja mingit eri luba selleks või mingit ma ei tea, litsentsi, koolitust? Jah, ei litsentsi koolitust ei ole vaja, need loa küsimused on nüüd ka riigipõhised,
et Eestis ei ole minu teada vaja sellele lube, aga see on nii määratlemata, noh, meil natuke on selline klass, mida me ise alles loome, ehk siis selliseid nagu sõidukeid eriti veel ei ole ja selle võrra on ka vähem nagu regulatsioon, et e-rattad on palju rohkem ülereguleeritud kui meie see Stigo e-roller. Noh, ütleme päris elektriratastest rääkides, siis tegelikult seal ongi väga suur vahe on selles, et kas sa väntad taga, ehk siis kas see ratas assisteerib sind või sa saad sõita siis mingisugusest nupust lülitist. Et kui see ratas assisteerib sind, siis ongi, et kas 250 vatti piirang, on 25 kilomeetrit tunnis piirang ja see piirang, et ta ei tohi siis muul ajal sõita kui ainult sel ajal, kui sa väntad, et siis on tegemist tegelikult täiesti tavalise jalgrattaga, sul ei ole vaja ei kindlustust, ei kiivrit. Ja kui nüüd siis järgmine samm on siis see, et kui on see nagu nupust sõita ja et siis ka piirkiiruse tõstmise sellega, et siis on vaja tüübikinnitust juba ja enamus riikides. Aga kui sa oled allpool seda sama 25 ikkagi, siis no kuni 25 ta on sama, eks ole. Aga noh, meie rattal on tüübikinnitus ja ikkagi tänavale ka, et tal läheb tuled on peal, taga on number ja kõik on ikkagi nagu mida Eestis seda numbrit ei pea ometi olema? Eestis ei pea olema, jah. Aga Saksas küsitakse, Hollandis küsitakse, et noh nagu registris. Ja registris täpselt. Ma olen sattunud ühte Eesti siis, kuidas öelda, labor või ettevõtte, kes ei taha avalikult seda öelda, mis nad seal tegid, kuna see on töö käigus, aga nad näitasid ühte tõukratast, millel oli pea elektrimootor. Elektrimootoriga tõukaratas, aga see antud juhul oli siis ilma piiranguta elektrimootor, nüüd võisid sõita seal 50, 60, 70 kilti tunnis tõukarattaga. See pisikeste ratastega tõukas. Püsti sõita 70 kilomeetrit tunnis tõukarattaga. Seda on ise ka naerisid, et see on selline enesetapusport ja aru saada, miks on seadusega need asjad piiratud. Just. Aga kas siis järgmine küsimus oleks ka see, et ega üks asi on seadus, aga teine asi on see, et kui mul näiteks minu koduhoovis juhuslikult on pikk ja sirge tee, kus ma tahaksin sõita piltlikult öeldes 100-ga, et kas ma saaksin teha seda ka teie ratastega? Noh, et ma ei sõida täna. Teoreetiliselt, tehniliselt. Ja, kui akusid ikka täis panna, siis on nagu võimalust küll, et keegi ilmselt suudab ta häkkida siukseks, et ta 100-ga sõidaks, aga no kindlasti ei soovita, see läheb jamaks. Selleks on mootorrattad ja... Jah, tegelikult, kui päris täpne olla, siis päriselt ikkagi nagu tal on efektiivne kiirus, et millest nagu põhimõtteliselt see sama mootor ei ole võimeline üle minema, et siis tuleks seda oluliselt muuta, et noh, koduhoovis sa tegelikult võid sõita ka 100-ga, et aga siis sa pead natuke nüüd ise hakkama nokitsema ja juurde keerama igalt poolt. Mis juhtub, kui ma näiteks selle ämplirattaga sõidan ühest sügavast mäest alla ja kiirus on suur, ise väntan, kas siis see mootor veel aitab mind veel kiiremaks? Ei, mootor lihtsalt ei aita üle selle kiiruse sind, mis on see 25, et kui sa ise väntad, siis palun. Okay. Kõik, mis tuleb, võid nii kõvasti vändata, kui saad. Need peavad ikka suured hoovid olema, kus nagu 100 kilomeetrit tunnis sõitad, sul on nagu... Võib-olla on. Aga teeme väikse pausi ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunniga läheme edasi ja räägime elektriratastest. Ma pean isiklikku muret kurtma või sellist tundmusi, et ma vaatasin elektriratta peale, mõtlesin, ostan ühe mudeli ja siis mõtlesin, ma käin selle eest ikka üle 2000 euro välja, aga ma kardan, ma 5 kuud aastas või 4-5-6 kuud aastas ei taha minna sinna lume ja lörtsi kätte. No mida teie nagu elektrirataste tootjatena ütlete? Tead, ma segan sulle kohe vahele. See on sinu personaalne probleem. Sa võid ka sõita tavalise rattaga aastaringi tegelikult. Aga ma ei taha sellega ka sõita, tavalise rattaga ka ei taha. See on nagu selles kinni, et kui sa oled võimeline aastaringi tavalise rattaga sõita, mis elektrirattaga ilmselt üldse ei ole. Ja nõus. Ma sõidan ka tavalise rattaga aastaringi, naelad on all, kui just, on jäin. Mul olid ka need ajad, aga need said nagu läbi lihtsalt mingil ajal. Aga kui nüüd korra rääkides küsimusele vastates, siis tegelikult meie nagu Eestis väga kasutajat ei näegi. Et meil on ikkagi Lõuna-Euroopa ja põhiturud on Saksa, Holland, Taani, väga palju huvi on ka Hispaaniast ja sellised nagu soojemad riigid. Et seal ei ole see 5 kuud efektiivne aeg, vaid seal on ikkagi suht terve aasta ringi, et kui põlved on soojad, mis nagu ka mootorrattal, jalgrattal, vaata tuul tuleb põlvedesse, siis tegelikult pole küsimust, et kui nagu lumi maas ei ole, siis on täitsa okei. Aga tegelikult küsimuse tagamõte ongi selles, et ega ratas iseenesest on ilmastiku suhtes immuun igas mõttes külma ja on vaja naastreffe talvel? Jaa, võib panna küll, aga kui mu mälu ei eksi, siis minu arust see hooaeg sai sõita
poole jaanuarini tegelikult Oli isegi. küll, jah, hästi. Sai poole jaanuarini Kole sõita ja siis uuesti võin ju poole märtsi pealt, et tegelikult see on ainult paar kuud, mis võib-olla jääb vahele, et siis ka Eesti tingimustes tegelikult ju väga õigustab. Aga minu selle küsimusega üks oluline osa oli ilm ja kliima ja harjumused on see, et üks asi, aga elektrirattad, mis nende hinna kujundab? Palju need, sa ütlesid alguses, palju Ampleri-rattad maksavad, mis see Stigo paik nüüd, mis hinnaga müügile tuleb? No meil hakkab lõpptarbihind olema 1990 eurot alates. Et on 2 erinevat mudelit ja kui sa küsid, mis hinna kujundab, siis ongi hea meelega müüks nagu odavalt, aga lihtsalt tootearendus ja sertifikaadid ja kõik see on võtnud nii palju aega ja raha ja energiat, et üks päev me loodame mahud ikkagi saada suuremaks ja hinnaga allapoole. Aga turul praegu, kui me ütleme selle hinna 1990, siis ei ehmata kedagi. Et Saksas hakkab näiteks elektriratast turg siin 2500–3000 kuni võid 9000 osta endale nagu e-ratta. Kas siin endised akud moodustavad sellest hinnast nagu asjana suhteliselt suure osa? Suhteliselt suure, jah. Meil on ka custom akud, mis on raami sees ja kuna ta ei ole sirge, ta on sellise väikse nagu kaare all, siis see on jah üks nagu suur osa, pluss meil on see mudeli välja töötame, et see, et ta nii kiiresti lahti kokku käib. Et see ja need patendid, see kõik on võtnud nagu ikkagi raha päris usinalt. Akudest siin rääkides, et palju need rattad läbi just sõidavad, teie kui vändata ei saa, siis kui aku tühi on, siis võtate nagu käru järgi, aga palju see maa on, kui kui tal on 2 akut sees, see vänge mudel, see sõidab umbes kuni 30 kilomeetrit läbi. Okay. Ja odav mudel? Umbes selline 15. Et kui me vaatame, et selline suurlinna inimese keskmine commute on võib-olla 6-7 kilomeetrit päevas, siis isegi see 15 kilomeetrit on nagu maa eeldus. Sa saad nagu laadija kaasa võtta? Laadija kaasas, jah, paned kontoris laua kõrval nagu laadima ja mingit küsimust ei ole. Selles mõttes see Ampleri-rattaga natuke lihtsam, et sa väntad lihtsalt edasi. Sa väntad ja ütleme, päris selline keskmine läbisõit tõenäoliselt tuleb kusagil 5-70 kilomeetrit, et kui sa nüüd neid settinguid veel vähem maha võtad, siis sa võid seda pikendada. See oleneb ja palju ta siin, palju mootor. Aga ma olen väga laisk ja tahan nagu üldse, ütleme kõige halvemal juhul, kui ma üldse nagu väga 40. Kui sa ikkagi paned niimoodi, et ta võimalikult palju sind assisteerib. Aga sa pead muidugi ise jalgu liigutama. Ja kui ta tühjaks saab, siis nagu tavalise jalgrattaga, et see ei ole ka ju tegelikult maailma lõpp, et sa saad koju ära. Aga võib-olla akude koha peal nii palju lisaks, et meie rataste puhul näiteks akud on üsna kallis komponent, aga kui seda ikkagi võtta tervesse elektroonikakomponenti, siis ta on lihtsalt üks osa sealt. Seesama, kas või seesama väändemomendi andur, millest me enam rääkisime. Et see on väga suur osa, siis on see ratta aju on väga suur osa, mootor on väga suur osa, et see võib-olla see akude kartus või selline akude hinna ületähtsustamine, et see on tegelikult oluliselt vähenenud. Et isegi kui seda akut peaks tulevikus vahetama, siis see aku hind ei ole enam nii meeletu, et see põhiline elektrirataste ongi selline kartus, et kaua see aku kestab, et sureb ju mingi aja pärast ära, et see ei ole enam nagu niivõrd aktuaalne tegelikult täna. Ma tahtsin just selle juurde küsida, et üks elektriratta hind on asi, mis tegelikult sa maksad ühe korra, aga küsimus on, et kaua sa selle eest sõita saad. Et mis te nüüd ütlete, kui pikk ühe sellise mudeli eluiga on läbisõidus või aastates? Meie julgeme nagu aku kooskõlas siis akutootjaga öelda, et kusagil 30 000 kilomeetrit ja siis peaks olema aku mahutavusest veel säilinud 70%. Ehk siis kui sa tõmbad paralleeles ülearvuti akuga, siis 70 pealt võib-olla veel vaheta ära, 50 pealt juba vahetad aku ära. Ja selle aja peale tegelikult, olgem ausalt, siis jalgratas on ka juba hakkab päris kõvasti kuluma. See aku ilmselt käib ka Stigo kohta. Ja ma just seda nagu mõtlengi, et tegelikult nii selle Amperi kui Stigoga sõidad ikka päevas palju vähem, kui sa näiteks ülearvutit kasutad, et ta ei saa nagu aku nii palju üldse kasutust. Aga teine asi nüüd on siin, et kui sellist teemat nüüd kusagil arutada ja kirjutada ja rääkida, siis tulevad sinna kohe pooled kommentaarid, et mehed olete lollid, et hiinlased müüvad 400 rattaid ja come on ja kuidas te seda kommenteerite, et kas te olete lollid või mis toimuvad või hiinlased lihtsalt teevad siis mingit sodi ja ei, nad müüvadki, meil on ühisettevõtte hiinlastega, ehk siis niimoodi, et Hiina firma hakkab müüma Hiinas ja meie müüme ülejäänud maailmas. Aga ma ei saaks nagu otse öelda, et see on nagu sodi, aga nendel nagu puudub küll nagu paljudel dokumentatsioon ja näiteks nende hoverboardidega, mis on praegu levivad või need UFO-rattad või kuidas ta eesti keeles on, et neid ei lubata lennukitesse, akud on sertimata, need lähevad laadides põlema, neid ei lubata USA-sse tollida praegu, et ma tean, meie rattal ongi, paberid on korras, ta on tüübi kinnitatud, kõik katsed läbi, ta on ikkagi turvaline toode,
mitte selline rumal mänguasi, mis võib nagu mingi hetk kuskilt kärssa minna või aga kas see Hiina rataste pool nagu tõsisemalt rääkides, et ta on ju tegelikult ikkagi arvestatav nagu konkurents või noh, põhimõtteliselt välimuselt ma olen vaadanud neid katalooge, nad ei üldse koledad välja Just, ei, ja sa saad mitte. tõesti osta seal, no võib-olla 300-400 oli nagu liialdus, aga ütleme kusagil 1000 kandis, et on väga korralikke asju. jah, saab küll, eks nad ongi meile ka natuke peavalu, et nad võib-olla müüvadki odavalt ja teevad selle turu ees nagu, võib-olla ka see maine jääb siis natuke kehv, et kui nad ei saa head kvaliteeti, siis kas siis julgeb enam nagu 2000 ratast osta, aga sinna ei ole nagu midagi teha, et me ei saa selle Hiinaga niimoodi võidelda, et aga teie panete kokku, no praegu te nagu massiliselt vist ei panegi kokku kumbki veel või? meie praegu hakkamegi panema Stigot, hakkamegi samamoodi toodame Hiinas, ühes suures tegelikult jalgrattatehases ja maist on nagu esimesed 2000 on nagu maailma peal, et lähevad siis edasimüüjatele ja lõpptarbijatele, jah. kui Ampleri kampaania läheb käima, siis te hakkate ka selle pealt tootma? Jaa, me toodame Eestis, aga ma võib-olla veel nii palju lisaks, et eks kõiki asju toodetakse erinevates hinnakategooriates ja nagu sa ennem ütlesid, siis meie ratta puhul ei paistagi välja, et on elektriratas, et sama kindlasti ka nende Hiina asjadega, et tegelikult ikkagi koostöö kvaliteet, sõiduelamus ja kõik selline arendustöö ja see, et sealt tegelikult see vahe sisse tuleb. Olgu, aitäh kõigile, meie saateaeg on läbi ja minge kõik siis õue sõitma rattaga, elektriga või ilma järgmise nädalani. digitund. nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.